aias? Kes aias, mis aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut Kes aias, mis aias. Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Tannin. Kes ja mis meil täna aias on? Täna on aias Tallinna Ülikooli professor Aino Ugaste ning teemade ring keerleb ümber mängu. Tere tulemast saatesse. Tere ja tänan kutsumast. Meie taskuhäälingu nimi on tuletatud populaarsest ringmängust Kes aias, mis aias. Kas ja kuidas toetab selliste vanade laulu- ja ringmängude mängimine lapse arengut? See teie mõte on erakordselt vahva. Sellised traditsioonilised mängud, rahvamängud, Eesti rahvamängud ja teiste maade rahvaste mängud, need on ju suurepärased võimalused. Siin on ju laulmine, liikumine, mitmekülgne mäng, nii et selline valik on väga hea ja sobiv igati. Kuidas teile tundub, kas tänapäeval mängitakse selliseid vanu ringmänge lasteaedades? Raske öelda, ma väga loodan, et mängitakse. Võib-olla muusikaõpetaja ja rühmaõpetaja teevad koostööd selles osas, et pidudel ja nii edasi, aga võiks rohkem olla. Need on ju erakordselt toredad. Neil on sügav sisu, kultuur, ajalugu, traditsioon. Nii. Olete tööalaselt väga palju laste mängu uurinud, kirjutanud lausa 2 ülikoolis, selles temaatikas ka doktoritööd. Kuidas te üldse jõudsite alusharidusse ning mängu uurimiseni? Esimesed kokkupuuted lasteaedadega olid nõnda, et ma käisin õpilasena kooli vaheajal lasteaias õpetaja õpina ja seal tööl. Ja järgnevalt läksin õppima Tallinna pedagoogikakooli. Seejärel töötasin lasteaias ja siis läksin jälle õppima praegust Tallinna Ülikooli. Ja pärast seda töötasin lasteaias ja mind kutsuti ülikooli õppejõuks. Samal ajal algas ka minu teadustöö. Ja teadustöö teemaks on olnud tõepoolest laste mäng. Olen uurinud siis erinevatel aegadel laste mängu lasteaias, koolieelses lasteasutuses, õpetaja mängu juhendamist ja samuti uurinud, vaadelnud, analüüsinud laste mängu perekonnas. Aga ka muud rahvusvahelised uuringud on seotud siis alusharidusega, vaadelnud näiteks Eesti-Soome alushariduse õppekavu, uurinud erinevate riikide õpetaja professionaalset arengut, vaadelnud lapsi erinevates riikides ja muidugi püüdnud pidevalt ennast täiendada, õppides siis oma kolleegidelt või siis välismaa teaduritelt. Aga miks just mänguteema teid paelus, et te just sellele valdkonnale olete nagu püsima jäänud? Tollel ajal olid 2 suuremat teadusvaldkonda alushariduses, nimelt laste kõnearengu uurimine ja teiseks laste mäng. Ja minul õnnestus siis nõnda, et minu juhendaja oli väga tuntud teadlane, Võkotski koolkonna uurija, kes töötas selle koolkonna meeskonnas ka ja tema väga tuntud psühholoog. Ja tema juures mul oli siis võimalik teha oma doktoritöö ja õppida tol ajal. Ja võibki öelda, et 70-ndatel, 80-ndatel juba varem Nõukogude Liidus pöörati mängule väga suurt tähelepanu. Selleks oli olemas ka laste mängu uurimise laboratooriumid, uuriti, vaadeldi, toetuti erinevatel teooriatele, oli see siis Võkotski, Piaget, Erikson ja nii edasi, nii et mängule pöörati tõepoolest suurt tähelepanu alusharidusele üldse. Muidugi seal olid omad sellised lähenemised, mida ma ei saa päris heaks kiita, nii et kriitiliselt tagasivaadates võib öelda, et mäng oli keskpunktis. Ütlesid, et sellised kriitilised nüansid olid, et kas te sellepärast otsustasite veel teises ülikoolis teha uuesti doktori seda mänguteemat uurida? Mitte päris nii. Võib-olla ehk hoopis ootamatult minu jaoks seesama sotsiokultuuriline teooria või Võkotski koolkond
on väga levinud ka Skandinaavias ja mind siis kutsuti, ma olin ühes töörühmas, olles seal, siis ma kirjutasin ka teise väitekirja. olete seda mängu ja ilmselt ka mängu ajalugu või mängimise ajalugu uurinud, et kuidas see mängu mõistmine meie kultuuriruumis on muutunud? Jah, ta on kindlasti muutunud, täienenud, aga mis Eesti Vabariiki puutub ja meie Eesti alusharidus on kindlasti hea see, et meil on isegi laste õiguste konventsiooni kohaselt, millega Eesti ühines 1991. aastal, seega 30 aastat tagasi, on koos muude teiste õigustega, õigus haridusele ja puhkusele ka õigus mängule. Kindlasti on hea see, et Eestis järjest enam levib ja süveneb uus nägemus lapsest, lapsepõlvest, lapse kohast ühiskonnas. Et me näeme last kui aktiivset osalejat ja tema hääl on kuulda, ta on ühiskonnas nähtav, temaga arvestatakse. Näiteks juba see, et 20 aastat meie tudengid küsitlevad lapsi, vaatlevad lapsi, mida varem ju üldse ei olnud, et sellega ei arvestata, ainult täiskasvanu oli see, keda uuriti või keda võeti siis nõnda tõsiselt ja kellega arvestati. Nii et see uus nägemus lapsest kindlasti aitab kaasa ka mängust paremini ja täpsemini aru saada. Te olete International Children's Play Council ehk siis ICCP nõukogu liige. Mis nõukoguga on tegemist ja kes sinna kuuluvad? See on rahvusvaheline laste mänguorganisatsioon, ühendab erinevate erialade mängu-uurijaid, eelkõige Euroopast, aga ka mujalt. Ja teemaks on eelkõige lastemäng ja laste mänguga seotud alad, on see siis kunst, on see siis sport, on see siis muusika, on see siis erivajadustega laste teemad ja nii edasi. Ja kogunetakse iga 2-3 aasta tagant. Täna aastal 2021, millised on näiteks mingi 3 sellist mängutrendi, et millised on mängutrendid? Niimoodi, ma usun, et üks on kindlasti need traditsioonilised mängud, mida ikka lapsepõlves mängitakse. Kõik alates kodu, perekond, seal kus käiakse, kauplus, arst, ehitus ja nii edasi, need on kindlasti jätkuvalt, aga sisu on muutunud. Siis kindlasti on need virtuaalsed mängud. Eestis on robootika ju väga levinud. Ja mida kolmandaks, mida ma oskangi soovitada või mõtlen, et kui nii tehaks, siis on arvatavasti hästi, on, et pannakse kokku see esimene ja teine. Et siin oli, et kas kõik lapse iseseisvalt algatatud tegevus on mäng, ehk siis nagu, et kui me siin just räägimegi, et on vaja teooriaid ja uurimusi ja siis ka tegelikult neid inimesi, kes juhendaks mängu, et kas see, kuidas see on seotud näiteks sellega, et tegelikult see mäng või see mänguoskus inimesel endal ise nagu kasvab seest, kui see tema põhiõigus on. Kõik lapse poolt algatatud tegevus muidugi ei ole mängud. Mängu-uurijad maailmas on kuidagi viimastel aastakümnetel leppinud kokku, et me ei saagi ühest mängu definitsiooni anda, et mäng on niivõrd lai, on olemas ju muusikas mängud, klaverimängud, on spordimängud, on veemängud ja mis vaid ja seepärast ongi kokku lepitud, tuuakse välja mängutunnused. Ja üks tähtsamaid mängutunnuseid on see, et mäng on teistsugune maailm. Mängumaailm on teistsugune kui päris maailm, aga tal on väga palju sarnasust päris maailmaga. Näiteks arstimängus, seal on ka arst ja haige, on vahendid, on kiirabiauto või näiteks ehitusmängus on ju seal ehitusvahendid, klotsid, kuubikud, on ehitaja, on autojuht, kes toob autoga sinna ehitusmaterjali ja nii edasi, et seal on väga palju tõest, ja päris elu, aga ta on ikkagi mäng. Ja kuulates, vaadeldes laste mängu me tajume, et tihti on sellised ütelused laste vahel, et üks väidab, et
see ei ole ju päriselt, teine ütleb, see on ju mängult ja selline diskussioon käib ja mida enam seda mängulisust on mängus, seda arenenum või küpsem see mäng on. Et hästi palju tinglikkust, näilisust mängus peaks olema. See on kõik lapse kujutlused, fantaasia, mõtted, ideed, tema loovus kõik kokku. Nii et. Ja muidugi võib-olla siia ütleksin ka mõtte Ameerika teadlaselt väga tuntud mängu-uurijalt Brian Seaton Smith, kes on väitnud, et mängu ei saa ka üle hinnata, et lapsel on ka muud, on looduses käimine, loodusega tutvumine, on kujutavad tegevused, muusika, aga kui need on mänguga ühendatud, siis see lapsepõlv on väga-väga rikas ja mitmekesine. Täna räägime siin lasteaia ja lasteaiaõpetaja kontekstis mängust. Aga kus lapsel tegelikult mängu õppimise oskused nagu algavad? See on tõepoolest oluline küsimus, et last tuleb õpetada mängima. Ja see tekitab õpetajates või ka täiskasvanutes küsimus, mängima, et see on nii spontaanne, vaba, iga laps oskab mängida. Tegelikult see päris nii ei ole. Ja mängima õpetamine tähendabki koos mängimist. Kas mängib siis kogenenum mängupartner, kaaslane, vanem õde, vend või lasteaiarühmast keegi või siis õpetaja, lapsevanem. Et mängima õpetamine tähendabki koos mängimist. Ja seda võiks juba alustada väga väikeste lastega, niinimetatud sõimerühmades, et õpetaja mängib lastega palju ja pöörab tähelepanu laste mängule igal võimalusel. Ja sellisel juhul on juba seal keskmises koolieelses eas lapsed võimelised ise mänge algatama, ise mänge välja mõtlema, on võimelised, see on väga tähtis, võimelised koos mängima. Sotsiaalne mäng tekib ka siis. Nii et selle mängule ja koos mängule, mängu õpetamisele tähelepanu pööramine on tõepoolest vajalik ja ka uuringud näitavad, et õpetajast sõltub väga palju tema tahtmisest ja ka mänguoskusest väga palju. Näiteks analüüsides teaduskirjandust võib öelda, et 50-ndatel 60 leiti, et rahvusvahelises kirjanduses, et täiskasvanu seisab kõrval ja laps mängib oma ette. See on nii vaba tegevus ja laps oskab, teab, tunneb, kuidas mängida. Aga mida aeg edasi, seda rohkem on pööratud tähelepanu just nimelt selle koos mängimisele, mängu juhendamisele, et missugune mängukaaslane või mängupartner on see täiskasvanu. Kas ta tunneb seda mängivat last või tunneb seda mängivat lasterühma, ta teab, miks nad mängivad neid mänge, mitte teisi mänge, mis mänguvahenditega nad mängivad, kellega nad koos mängivad ja nii edasi. Et missugune on see laste mängumaailm? Selline tavaolukord rühmas, eks ju, et lapsed on vaba mängus, et õpetaja parasjagu ei vii läbi seda planeeritud õppe- kasvatustegevust. Siis mida peaksid õpetajad ja assistendid või õpetaja abid, ehk siis need täiskasvanud seal rühmas tegema või teadma või millest lähtumas lapse arengut toetada? Põhiline on see, et õpetajad tunneks oma rühma lapsi ja iga üksikut last selles rühmas, teaks tema arengutaset ja ka tema mänguoskuste taset. See on oluline. Ja millele võiks igapäevaselus tähelepanu pöörata, võiks õpetaja vahetevahel leida aega ja vaadelda laste mänge. Need samad küsimused. Kes mängib, kellega ta mängib, mis leludega ta mängib, miks on sellised lapsed rühmas, kellega ei taheta mängida. Siis me võime rääkida juba tõrjutusest või milles on küsimus. Tähelepanu vajavad sellised väga aktiivsed lapsed, kes tahavad liidrid olla, aga ei tule sellega toime. Ja kindlasti vajaksid tähelepanu ka tagasihoidlikud lapsed. Et mängule peaks selles mõttes tähelepanu pöörama, et leidma aega vaadelda mängivaid lapsi. Et
üks ja sama mänguasi ei oleks ainult lapsel mängus või üks või sama mänguteema, et see muutuks, areneks ja nii edasi. Ja muidugi omaette teema on see sekkumine, millal sekkuda, kes lahendab neid probleeme või konflikte, kas lapsed ise või õpetaja. See on tõesti tõsine teema või näiteks mänguteema juurde tuleb kaotuse ja võidu teema, mis on ka eriti liikumismängudes, kus keegi võidab ja keegi kaotab. Et me võiksime õpetada lapsi väärikalt võitma ja väärikalt kaotama. Ja et kogu aeg üks ja sama laps ei oleks see, kes võidaks, vaid näiteks teha koos mänge, korraldada nii, et on rühmad või 2-3 last mängivad koos ja mõelda selle peale, et iga laps saaks ka sellise võidukogemuse ja eduelamuse, et tal oleks hea olla, et iga laps oleks soovitud mängukaaslane. Ehk siis, kui ma nüüd õpetajana seal rühmas olen ja hakkan kahtlema, et kas ma nagu olen see hea õpetaja seal rühmas, et siis need asjad, 2 asja praegu, mis te välja tõite, mida ma peaksin siis jälgima, on see, et üks negatiivne asi on see, kui lapsel lasen kogu aeg selle ühekülgse, ütleme, mänguvahendiga või ühe mänguga mängida ja ma ei suuna teda nagu teisi lahendusi leidma. Ja teine ohukoht, kuidas siis õpetaja sekkumine võib negatiivselt mõjuda, just see võidu kaotamise situatsioon, et siis õpetada ka nagu võitma, õpetada kaotama. Ja kindlasti. Aga mõelda, mis seal taga on, miks see laps kogu aeg ühe ja sama leluga mängib või ühe sama mänguteema või näiteks, et miks ta kogu aeg üksinda mängib. Võib-olla on nii, et see lapsele on midagi seal taustal, miks see on nii kallis ja lähedane teema või kuidas siis minna lapse juurde ja küsida, mõelda sellele, et kuidas ma lähen, kas ma ütlen, mine mängi nüüd sellega või küsimuse kaudu uurida, miks see nii on. Ma toon ühe näite. Õpetaja nägi, et laps seal nukkudega koos mängib kogu aeg pesi nõusid. Ja kuna see oli juba pikka aega, siis temast tekkis küsimus, et niimoodi ei saa, et suunas, et mine võta nukk ja mine temaga jalutama. Laps ütles, et aga mul oli eile sünnipäev ja palju külalisi oli ja nõusid on ka vaja palju pesta. Tabaega. Nii et selle asemel kaudset juhend tunda huvi, kas soovitus, ettepanek, küsimus või probleem. See õpetaja juhendamise viis stiil on ääretult oluline, et ei lõhuks seda mängumaailma lapsel. Mis on veel need ohud, et millisel viisil on oht, et seda lapse mängumaailma täiskasvanu rikub või lõhub? Et mida veel peaks vältima? Muidugi üks väga tõsine küsimus on vägivald ja mäng. Et sellest tihti on neid raske eristada, mis on üks ja mis on teine. Ja siin peab õpetaja tõepoolest tundma lapsi. Ja näiteks need sõjateemad või sellised vahendid, püstolid, püssid ja nii edasi, et leidma siis sellele mängule uue eesmärgi. Nende sõjateemadega selline isiklik huvi, et kui ma ühel aastal oli mul rühm koolieelikuid, kus 15-st 4 olid tüdrukud ja ülejäänud olid poisid. Et siin ongi nagu küsimus, et kas midagi peaks nagu lasteaias nagu mängus välistama, sest nad olid hästi aktiivsed, nad tahtsidki joosta, nad tahtsidki seal sõdida, tulistada, samal ajal peita kivide taha, varjuda ja et tõesti, see nagu kuidagi käib nagu ühtepidi ju poiste maailma osana. Et kas õpetajana siis keelata seda mängu või siis nagu lubada, aga võib-olla sinna siis see selgitustöö või kuidas seda tasakaalu nagu leida tegelikult selles mängus ja et mina õpetajana siis, et nagu Siljagi enne ütles, hea õpetajana, et kuidas ma peaksin siis käituma. Te ise pakkusite kenasti ja sobivalt, et tuleb rääkida, selgitada, põhjendada, miks ei sobi see mäng, miks ei sobi sellised vahendid ja mõelda ja anda uued suunad, uued teemad. Lapsed tahavad ju liikuda, näiteks õues rohkem võimaldada liikuda, seostada liikumismängudega, mõelda selle peale ja et keegi ei saaks haiget,
keegi ei oleks või tunneks valu ja nii edasi, nii et mäng on muutunud väga palju, väga-väga palju, kui me mõtleme näiteks eesti kirjanduse peale, kuidas mängisid Vargamäe lapsed, kuidas nad tõid sealt oma majaehituse juurest neid materjale poistele või näiteks väikese Illimari mängud. Või näiteks kui huvitavalt on kirjeldanud lastemängu näitlejate koolitaja Voldemar Pantso, kes õpetas oma tulevasi näitlejaid vaatama lastemängu. Et sealt õppida nende sellist avatud, spontaanset, põnevat, loovat mängu. Mäng on väga muutunud, mäng on ajaga tihedalt seotud. Ma võin tuua ühe näite. See on niisugune tõsine näide, kui juhtus õnnetus Estonia laevaga 1994. aastal. Siis ma käisin üliõpilastega lasteaias praktika jooksul. Vaatlesime ja nägime palju meremeeste ja laevamänguga seotud selliseid tegevusi, aga see oli nii põnev, et seal olid küll röövlid ja kadumine ja erinevad riigid, aga need mängud lõppesid kõik õnnelikult. See on mul meelde jäänud, nii et ajaga seotud on ta kahtlematult. Ja meie peame aja kaasa, aga on ka mänge, mis on, võiks öelda nii igavesed, näiteks kodu- või perekonnamäng. Praktiliselt kõik lapsed mängivad. Ja näiteks on väga huvitav jälgida, kui palju poisid on nüüd seotud kodumänguga. Nad teevad süüa, jalutavad lastega seal, sõidutavad vankris, hoolitsevad nende eest ja selline muutused väga palju kajastuvad ka laste mängus või näiteks kaupluse mäng, kuidas see on muutunud aja jooksul. On tulnud need kaardid, maksekaardid seal, kuidas neid siis kasutatakse ja kui palju loovust, fantaasiat, kujutlust need nõuavad mängijatelt. Nii et see sama mõte, et on selliseid traditsioonilisi mänge ja samas jälle palju uut. Teeme saatesse väikese pausi, et kuulata ära Kirstordil. Ja mängusaatele igati kohaselt räägib see Fröbelist. Kirstordil. Eesti Lasteaednike Seltsi suurimaks panuseks 1940. aasta kevadel jäi Friedrich Fröbeli lasteaia asutamise 100. aastapäeva tähistamine ja selleks ühendasid oma jõud Eesti Lasteaednike Selts, Koduse kasvatuse instituut, mida juhtis magister Aleksander Elango ja sihtasutus Eesti Lastekaitse. Niisiis olid peakomitees Elli Järvekülg, Aleksander Elango ja doktor Alide Voorema. Juubelit tähistati kõigis suurimates linnades ja keskustes aktuste, näituste ja lastepidudega. Tallinnas leidsid pidustused aset 2. kuni 5. maini 1940 ja juubeliaktus peeti Eesti Naisliidu Kodumajandusinstituudi vast valminud uhiuues moodsaimas koolihoones Hariduse tänav 8. Kunstihoones korraldati näitus Laps hällist koolipingini. Sellest kõigest on kirjutatud ajakirjas Eesti Kool 1940 number 4, kus on siis avaldatud terve artiklite sari, autoriteks Aleksander Elango, Edgar Oissaar, Elli Järvekülg, Leonida Raud, Marta Haas. Ja oma pöördumise teeb ka toonane haridusminister Paul Kogermann, kes jäigi viimaseks iseseisvusaja haridusministriks. Ja ta kirjutab muuhulgas. Lasteaed sirutab perekonnale oma abistava käe. Märkamatult, aga süsteemikindlalt juhib ta last vajalikule iseseisvumisele, eneseabistamisele, ilma milleta elu kultuuriühiskonnas ei ole mõeldav. Töö ja mänguga, mis toimub rühmiti, pannakse alus ühtekuuluvustundele
mis on vajalikuks sideaineks ühiskonna moodustamisel. Üksiklapsele, selle perekonna murelapsele, on lasteaed hädavajalik sotsiaalse kasvatuse asutus. Ja Paul Kogermanni näol oli tegemist niisuguse haridusministriga, kes mõistis koolieelse kasvatuse tähtsust ning ta soosis selle arengut Eestis. Ja selle lühikese aja jooksul, mil ta oli haridusminister 1939–1940, nentis ta, et vaatamata suurele osatähtsusele, mis lasteaed evib ühiskondlikus kasvatussüsteemis, on ta, peame tunnistama, meil ometi olnud vähema tähelepanu osaline kui teised lülid selles süsteemis, näiteks koolid. Ja me teame, Alexander Elango on väitnud, et kui oleks aeg edasi kestnud, oleks Paul Kogermanni ajal suudetud välja töötada lasteaiaseadus, kuid see jäigi koostamata. Ja tulles Eesti Lasteaednike Seltsi tegevuse juurde, neil oli kavandatud 1940. aasta juuni lõpul sõit Saksamaale, et osaleda nagu teisedki Euroopa riigid Friedrich Fröbeli lasteaiaidee 100. juubelipidustustel. Kuid ajaloosündmused tõmbasid sellele kriipsu peale ja purustasid kõik plaanid. Ja Eesti Lasteaednike Selts koondas enda ümber nii staažikaid kui ka noori kolleege. Ühiselt veedetud päevil õpiti üksteist tundma, jagati kogemusi. Kõiki ettevõtmisi saatis rõõm ühisest kordaminekutest, samal ajal püüti probleemidele ka koos lahendusi leida. Nõnda meenutas mulle Lasteaednike Seltsi tegevust omaaegne Tallinna 18. lasteaia nüüdne Rõõmutarek, kauaaegne juhataja Helga Kriiel ja samuti ka Ella Pross. Kirstuvaar teel. Kuidas peaks üks kaasaegne õpetaja suhtuma mängu ja millised tingimused looma, et laste mängu areng oleks positiivselt toetatud? Selline professionaalne mängu toetamine ja juhendamine on tähtis ja sõltubki nii õpetaja võimalustest, soovist, motivatsioonist. See algab juba palju-palju varem. See algab ju lapsele ümbritseva maailma tutvustamisest, õppekäigud, vaatlused, ümbritsev elu, loodus, keskkond, see on aluseks laste mängule. Kahtlematult laps saab ka muljeid, teadmisi, kogemusi kodust, perekonnast, aga lasteaias me ju süstemaatiliselt tutvustame ümbritsevat maailma, arendame last, et sealt peab kõik alguse saama ja sealt edasi veel need teadmiste kinnistamine, kas siis kujutavad tegevused, lastekirjandus, jutustamine, vestlused, muusika, võib-olla ka liikumine ja sealt omakorda õppemängud. See tähendabki täiskasvanu ja laste koosmängimist ja nagu see sõna ütleb, õppemäng, mulle see väga-väga meeldib, seal on ühendatud kaks külge, mängimine ja õppimine. Laps mängib ja samal ajal õpib ja meie täiskasvanud saame siis teda õpetada, juhendada meile soovitud viisil. Nii et õppemängud ja sealt edasi võiks siis olla sellise, ütleme, tipus see laste iseseisev mäng, et nad oskavad mängida, nad tahavad mängida, oskavad mängida üksinda, koos, oskavad algatada mänge, see on väga tähtis. Et ta oskab mänge välja mõelda, kutsuda, leida sobivad mänguvahendid ja nii edasi. Ja siit nüüd see mängukeskkond, see vajaks tõepoolest tähelepanu. Neid uuringud maailmas keskkonna kohta ehk ei olegi nii palju, aga millele pööratakse tähelepanu kindlasti see mõte, idee, et mängukeskkond peaks olema mängijat igakülgselt arendav. Seal ei pea olema palju mänguasju, aga peab olema mitmekesine ja erinev mänguasjade maailm. Ja mitte niivõrd valmis mänguasju, vaid selliseid, mina nimetan need tinglikud või asendusmänguasjad, et mängija saab ise juurde mõelda, kujutleda puuduva
ja nõnda mängida. Ja siin looduslik materjal, väga hea, mida võiks kasutada, mis on muidugi hügieeniline ja ohutu ja nii edasi. Või väga palju siis võiks laps ise teha või koos täiskasvanuga meisterdada, luua. Ja siit ka perekond võiks toetada sellist. Et selge on see, et tänapäeval laste kodudes on palju mänguasju, aga mõtled, kas need on lastele lähedased, kallid, hinnatud ja väärtustatud, et mis tähendus seal mänguasjal on siis lapse maailmas. Ja räägitaksegi mänguasja sellist polüfunktsionaalsust või kui mitmekülgselt ja erinevat saab sellel eluga mängida. Kas ta võimaldab või on need, võtan korraks kätte, vaatan midagi, teen, manipuleerin seal ja ongi kõik. Missugust mänguvõimalusi pakub. kas see võib olla ka seotud natukene laste varasemate mängukogemustega ja lapse üldse fantaasia, ma ei tea, arengutasemega, et noh, võtame kas või see puupulk. Et noh, see võib ka olla täitsa mitmekülgne mänguvahend, kui laps oskab selles näha. Et millest see siis tuleb, et laps võtab selle puupulga, ta oskab sellega miljoneid asju teha, aga ta võtab selle roboti, mis vilgub ja säriseb ja kõik teeb ära, aga näiteks ei tule ühtegi mängu. Sõltub lapsest, tema arengutasemest, kuidas seda on toetatud, kui palju on toetatud, kas õigel ajal on toetatud, loomulikult. Et mäng on ju arengu alus, eks ole, et siin on need võimalused, mida on pakutud ja mida on näha. On lapsi, kes tõepoolest fantaseerivad, kujutlevad väga-väga rikkalikult, et see puupulk on inimene või kirjutusvahend või kraadiklaas või mis tahet. Ja veel küsida laste käest, lapsed on väga head mänguasjade eksperdid ja tundjad. Nii et nende soove ja mõtteid ja vahetada mänguasju. Kui te lähete üliõpilastega jälle mõnda lasteaeda vaatama, siis mis on need asjad, mida te seal rühmaruumis kohe jälgite, nagu just selle füüsilise mängukeskkonna osas, et mida te tahate seal näha ja mida te võib-olla märkate, et seal on ja te ei saa aru, miks see seal on? Ikka vaatleme sellest, et kas need mänguasjad on arendavad, võimaldavad mitmekesiselt mängida last. Ja veel, mis on oluline, vaatleme ka, et kas need mänguasjad on üksinda mängimiseks või koos mängimiseks. Mänguasjade ajalugu näitab, et väga palju on mänguasju loodud individuaalseks üksikmänguks, aga mõelda ka sellele. Ja mõelda, et kas see vanusele sobib või arendav, et on see niinimetatud lähim arengutsoon ka, et võimaldab ka sellist arengu toetamist, et kuidas see mängu seda maailm on ja kui on võimalik, siis räägime ka, vestleme rühmaõpetajaga, mis põhimõtetest tema on selle mängukeskkonna niimoodi loonud lastele. Võib-olla nimetage mõned asjad, mis võiks ühes rühmaruumis olla lastele mängimiseks. Võiks olla erinevateks mänguliikideks vahendid, näiteks seal ehitusmänguks, suured mänguvahendid, laua peal mängimine ja veel võib-olla, et ei oleks ainult Lego vahendid, vaid ka muud sinna juurde, siis väga soovitan neid väikeseid mänguasju, me nimetame ise seda režissööri mänguks, et see on hea mäng seepärast, et mängijal on käes mitu mänguasja, on need ninasõdurid, väiksed nukud, loomad ja ta peab mõtlema, rääkima, suhtlema korraga nende vahel ja siis on sinna hea, kui on rühmas mängumaja, samade väikeste mänguasjadega saab suurepäraselt mängida seal mängumajas, on see siis perekond või loomad või mida me mõtleme sinna juurde. Siis loomänguks, rollimängudeks võiks olla sellised puhtad, hügieenilised rõivad, lastele väga meeldib rõivastuda ja muuta ennast. Ja siis veel kodumäng, muidugi see on klassikaline ja õpetaja ise, kas juuksurimäng, arstimäng, missugust võimalusi on, liiklusmäng, mis alati meeldib ja mõelda, missugused liiklusvahendid sinna juurde. Ja kui palju ruumi on ja selle peale, kas lastel on võimalust liikuda. Ja veel, et ei oleks kogu aeg laua taga istumist. Kui tihti peaks või võiks lapse kasvu seda keskkonda, seda mängukeskkonda vahetada? Üks alus ja põhimõte võiks olla see, et kui palju, missugune on meie õppekasvatus
tegevus ja missugused teemad on meil või projektid või mis meil toimub seal, see kindlasti ka peaks kajastuma mängudes. Et mida me vaatleme, kus me õppekäigul, millest me rääkisime ja nii edasi, sealt võiks seda edasi mõelda. Üks on siis see füüsiline keskkond, et lapsel oleks mitmekülgsed mänguvahendid ja neid aeg-ajalt vahetatakse, et lapse mäng saaks areneda. Teine oluline nüanss on see aeg, millal laps mängib. Mis te selle kohta oskate öelda või soovitada? See on probleem olnud aastakümneid. Ja siin ühte soovitust anda on kahtlemata raske, vaid see sõltub igast lasteasutusest, igast õpetajast, juhtkonnast nii edasi, et kuidas leida see aeg, missugused ajalisi ressursse on, sest meie lapsed on lasteaias ju pikalt, 4 aastat, 5 aastat, mida nad siis seal teevad. Ja mõtleme selle peale, et tal peaks ju olema palju mänguvõimalusi. Hommikul varem, õhtul hiljem, kui teised on läinud, individuaalse tööna või koosmänguna või õuevõimalused, et kas õpetajad on mõelnud läbi kõik need tingimused, olukorrad, et lapsed saaksid mängida. Näiteks Ameerikas kirjutasid maailma väga tuntud teadlased kirja presidendile, et alusharidus on kriisis, et lasteaed on muutunud kooliks, lastel ei ole aega ja võimalust enam mängida. Et on ära viidud mänguasjad, lapsed istuvad laudade taga ja täidavad ainult töövihikuid või loevad siis õpikutest ja nii edasi. Ja isegi Ameerikas olles ma tõesti mõnes lasteaias tajusin, et mänguasju oli väga-väga vähe, lapsed olid seal, istusid tõesti laudade taga ja ei mänginud. Ja siit seesama mõte, et õpetajad samas kinnitavad, et nad sooviksid, et lapsed saaks palju mängida, aga lapsevanemad soovivad, et lapsed on edukalt kooliks ette valmistatud, juhtkond ka ja nii edasi, et siin tekib see väärtuste konflikt, et mida ja kuidas ma toimin sellises keerulises olukorras. Ja nüüd õppekasvatustegevuste mäng ju sisse viia, et mida siis õpetaja teeb seal õppekasvatustegevustes, kui ei ole mänguga seotud ja mänguga lõimitud, erinevate mänguliikidega, erinevad keskkonnas, erinevad vahendid ja nii edasi. Nii et iga mängukogemus on ka õpikogemus. Nii et mängides laps ka õpib. Üks pool on siis see laps, kellel on loodud see füüsiline keskkond, siis õpetaja on leidnud ka võimalused seda vabamängu võimaldada päeva keskel, aga nüüd see õpetaja seal, et õpetaja ja mängulisus, see on ka üks teema, mida te olete uurinud või millest te olete rääkinud? Lasteaiaõpetajad on, ma usun, et Eestis on küll, võiks öelda väga mängulised ja mängule või fokusseerinud ja pöörab tähelepanu teavad. Nüüd, aga võiks rohkem ikkagi olla, mõelda. Mõnikord on nii vähe vaja arutada koos lastega, et mida me teeme, kui on see õppekasvatustega, mida me võime või lisada nalja või tuua uue lelu või mõelda mõni uus roll sinna juurde või kasutada neid traditsioonilisi mänge ja et muuta seda keskkonda teistsuguseks, et ei oleks kogu aeg sama. Kui seal väiksemate lastega, alates seal sõimeealisest, saabki tegelikult kõiki asju läbi mängu, et me lähme õue, siis me oleme see ussike, kes läheb õue ja kõik need muud elemendid. Aga kui me nüüd jõuame päris sinna koolieelikute rühma, kas siis õpetaja peaks proovima võtta sellise kooliõpetaja rolli ja rohkem selliseid koolitunde läbi viima või lasteaed ikkagi peaks jääma selliseks mänguliseks ja kõik need õppetegevused nagu mänguna serveerima lastele? Üksnes nõnda ei saa, et vanemas rühmas on juba niisugune didaktiline lähenemine, alushariduse mängu ei ole, nii päris ei saa ikkagi. Peame ikka kasutama neid võimalusi ja lastel on väga kerge tulla mängumaailma, kui see on talle sobiv, huvitav, motiveeritud ja nii edasi. Lapsed on väga paindlikud. Ei pea olema palju vahendeid seal, vaid kujutleme, et siin on mägi ja seal on meie kodu ja seal on mets ja võib-olla väikesed mingisugused peakated sinna juurde ja väga vähe on vaja. Kas on uuritud sellist lapse üleminekut lasteaiast kooli?
ehk kui lasteaed on selline hästi mänguline ja lasteaednikud kasutavad oma igapäevatöös hästi palju mängu, siis kool on paratamatult selline teistsugune keskkond. Otsest uuringut, et nüüd on lapsi jälgitud, see on juba pikaajaline uuring, longitudinaalne, et vaadatakse selles vanuses ja sealt edasi ei tule, aga neid näiteks Norras oli nõnda, et lapsed hakkasid kooli minna 6-aastaselt ja seal algkooli õppekavadesse lisati juurde mängutunnid. Sellele pöörati tähelepanu ja klassiõpetajad said koolituse ka mängualal. Ma ei tea täpselt, kuidas see olukord praegu Norras on, aga see Norra kolleegid rääkisid sellest, et mäng oli seal väga tähtis. Siis kooliga seotud ja mänguga seotud uurimusi on tehtud ja need kõik osutavad sellele, kui mäng on seal õppimise juures, siis see õpimotivatsioon suureneb, tulemused paranevad. Austrias oli uurimus algkoolis, põhikoolis ja kasutati väga palju mänguvahendeid, mänguvõimalusi, keskkonda ja uuriti koos Austria õpilastega ka sisserännanute, teisest kultuurist laste õppimist. Ja uurimus näitas, et mäng oli väga edukas. Aga mis oli huvitav, et õpetajad tunnistasid, et neil oli raske õppida mängima. Nad olid harjunud oma kindla sellise õpetaja rolliga ja teistsugust. Aga samas täheldasid ka, et nad õppisid ja nägid lapsi hoopis teises valguses. Mängides olid lapsed teistsugused kui õppides sageli. Oleme rääkinud laste mängu toetamiseks füüsilisest keskkonnast, sellest ajast, sellest, mis võiks täiskasvanu poolt negatiivselt mõjuda lapse arengule ja ka sellest, kuidas täiskasvanu saaks positiivselt lapse mängu arengut toetada. Aga võtke palun lühidalt kokku, miks on mäng vajalik, milliseid oskusi lapse mäng lapsele arendab? Mäng on ju lapse arengu alus ja õpetaja ülesanne on seda toetada igakülgselt. No alates sellest, et lapse tervis, liikumismängud erinevas keskkonnas õues, et see on väga-väga tähtis tänapäeval, kus kurdetakse, et lapsed liiguvad vähe, mänguvõimalusi ei ole palju ja nii edasi, et alates sellest. Ja sealt edasi näiteks kognitiivses arengus, et sõnalised verbaalsed mängud, see on väga lihtsad. Rääkisime, et mängudes lapsed kõnelevad rohkem kui tavalistes teistes olukordades. Või mäng toetab väga lapse sõnavara arengut, on võimalus kasutada lugema, kirjutama õpetamisel või häälikutega tutvumisel. Kahtlematult on mäng oluline loovuse juures. Et mõelda, missugune on see mängukeskkond, kas seal on palju valmis mänguasju või mänguasju, mida saab ise kas luua, koostada, välja mõelda ja et laps annab sellel mänguasjal oma tähenduse. Ja kindlasti selle loovuse juures näiteks kasutada ka nalja ja huumorit. See rikastab lapse mängumaailma ja annab võimaluse näha teistmoodi ümbritsevat. Siia juurde veel kindlasti sotsiaalne aspekt. Kas igal lapsel on mängukaaslane, kas ta on soovitud mängupartner, missuguste mänguasjadega ta mängib. Mõelda sellele, et kuidas laps tajub võitu või elab üle kaotust. Et kas mänguasi on üksinda mängimiseks või koos mängimise, need keskkonnavõimalused seal sotsiaalse arengu juures. Nii et igakülgselt emotsionaalses arengus kõik lapsed tahavad mängida, ka erivajadustega lapsed tahavad mängida, nii et täiskasvanu ülesanne on selle peale mõelda iga päev. Oleme küsinud enda saatekülaliste käest, et kuidas nad mõistavad lapsest lähtuvat kasvatust. Kuidas toetab mäng lapsest lähtuvat kasvatust? Kindlasti ta toetab. Ja väga hea, et Eestis on sellest palju räägitud, selle üle palju arutatud.
ja mänguga seoses võiks öelda nõnda, et see mõte, et õpetaja vaatab, kas laps oskab koos teise lapsega mängida või näiteks, kas ta oskab ise mängu algatada, kas ta oskab mängu edasi viia, missugused mänguideed tal on ja missugune on lapse oma initsiatiiv, tema aktiivsus, algatusvõime, kõik need on ju väga tähtsad. Et seda arvestada, et laps on meil fookuses, keskpunktis, temaga arvestatakse, tema hääl on kuuldav, ta on nähtav, ta on lasteaias nähtav, temaga võimalikult arvestatakse. See on väga oluline ja on hea meel tõdeda, et Eestis on sellele palju tähelepanu pööratud. Ja võib-olla siia lõpetuseks olekski, võib-olla on midagi hingel, mida tahaks Eesti lasteaednikule mängu teemal öelda. Õpetajale soovitused mõelda palju mängust, leida aega mängu vaatlemiseks ja võimalusi lapsega koos mängimiseks ja tunda kõigest sellest palju mängurõõmu. Üks mõte, mis ma kaasa võtan tänasest, on see, et ma ei ole kunagi mängust mõelnud kui sellisest mõtteviisist, et see kuidagi praktikuna on hästi normaalne osa, aga et seda mõtteviisi, miks see mäng oluline on, et just vanematele ka selgitada. Jah, just nimelt, õpetajad mõistavad mängu. No juhtkond on, kuna tema on ju mitme vahel, aga vaat vanemateni viia, et kuidas näidata, ainult praktiliselt, ma ütlen, meie vanemad on väga targad tänapäeval, olete nõus, aga näidata praktiliselt mängupäevad, mänguõhtud, üks tore idee, see, et Saksamaalt omal ajal, et lapsed mängisid ja katkestasid õhtul mängu ja hommikul tulid lapsevanemad ja pidid mõistatama, mis mäng tema lapsel oli, jäi pooleli ja siis lapsed ei tohtinud kodus ka öelda, kõigil oli salapärasus. Ja siis vanemad pidid leidma oma lapse mänguvahendi ja siis mängisid. Väga tänan, et te leidsite meie jaoks aja, et mäng on lasteaedniku töös hästi oluline ja mul on väga hea meel, et te täna tõite fookusesse selle, mis on vajalik teada ühel kaasaegsel õpetajal mängust, et mismoodi minna hommikul tööle ja millest lähtuda ja mida tähele panna. Aitäh teile! Teile ka aitäh kutsumast! Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Meie saated leiate üles Eesti Lasteaednike Liidu kodulehelt või meie Facebooki lehelt Kes mis aias. Meid saate kuulata endale sobival platvormil nii SoundCloudis kui YouTube'is. Vajutage julgelt YouTube'is telli nuppu, sest nii jõuavad meie uued saated teieni kõige kiiremini. Kohtumiseni!